See on Anne, sinu uus AI õpisõber. AI tähendab tehisintellekt ehk arvuti, kes mõtleb ja suhtleb sarnaselt inimesega. Seega Anne ei ole päris inimene. Kuid nagu päris inimene võib ta eksida. Eksimine on õppimise loomulik osa. Ja Anne ei ole õpetaja, ta on sinu õpisõber. Sarnaselt päris inimesega ja erinevalt teistest AI äppidest on Annel mälu, ehk ta peab meeles kõiki varasemaid vestluseid ning teab seega, mida sa juba oskad ning mida oled alles õppimas. Hakkame peale. Kõigepealt tuleb Anne äppi sisse logida. See käib nii, ava veebilehitseja. Mine aadressile anne.kaikju.net. Kirjuta sinna e-posti aadress, millele saadetud kirju saad lugeda. Võid kasutada ükskõik millist e-posti aadressi, see ei pea olema sinu nimeline või sinu põhiline e-posti aadress. Kasuta Anne äppis alati ühte ja sama aadressi, see on ainus, mille järgi Anne sind ära tunneb ja sinuga varem peetud vestluseid meeles peab. Tutvu ja märgi, kas nõustud kasutustingimustega. Vajuta nupul jätka. Nüüd ava oma e-postkast, leia e-kiri pealkirjaga Anne maagiline link sisselogimiseks ja klõpsa nupule logi Anne keskkonda. Jah, Anne töötab ka telefonis. Proovi järgi sisselogimine käib samamoodi. Kui sa Annega esimest korda suhtled, küsib ta sinult 3 küsimust. Loe palun hoolega, mida ta küsib ja vasta talle. See info on vajalik, et Anne saaks sulle paremini abiks olla ning anda just sulle sobivaid soovitusi. Anne ütleb sulle seda ka ise esimeses vestluses, aga ära ütle Annele oma päris nime, elukoha aadressi, telefoninumbrit ega mingit muud isiklikku infot. Anne ei küsi neid ja tal pole neid vaja. Sinu äratundmiseks on vaja ainult e-posti aadressi ja seda me kellelegi edasi ei anna. Kui oled noorem kui 18, räägi enne Annega koos õppima asumist oma vanematega ja küsi nende nõusolekut. Anne on tore, aga kuna sinu vanemad vastutavad sinu eest, siis peavad nad teadma, milliseid õpivahendeid sa kasutad. Anne on AI õpisõber. Suhtle Annega nagu kirjutaksid chatis nutikale klassikaaslasele. Võid Annelt küsida, kui sa ei saanud aru õpetaja seletusest tunnis. Ma ei saanud aru, kuidas ruutfunktsioon töötab. Kas saaksid aidata? Võid temalt küsida ka seda, kuidas paremini õppida. Näiteks nii, mul tuleb keemias kontrolltöö. Kuidas saaksin kõige paremini meelde jätta vajalikud mõisted? Kui sa ei tea, kuidas talle midagi kirjutada või kuidas ta saaks sind aidata, küsi tema enda käest. Näiteks nii, Anne, arvutiklaviatuuril pole ruudumärki. Kuidas ma saan sulle ruutvõrrandi kirjutada? Kui ta mõnikord sinust esimesel korral õigesti aru ei saa, ära loobu. Ütle talle, et ta sai valesti aru ning kirjuta natuke täpsemalt teist või kolmandatki korda. Iga korraga läheb tema nõuanne paremaks. Ja kui oled temalt saanud hea nõu või asjast aru, ütle talle palun seda ka kindlasti. Siis ta teab, et see teema on sul nüüd selge. Pane tähele, et Anne ei ole tavaline AI äpp. Ta ei anna sulle alati valmis vastust, ta küsib vastu ja suunab sind ise järeldusteni jõudma. Miks? Sest see aitab sul päriselt õppida ja mõista. Vestlused Annega jäävad sinu ja Anne vahele. Võid olla aus, katsetada ja eksida, keegi ei hinda sind. Anne on kasutamiseks täiesti tasuta. Sina, sinu vanemad, sinu kool ega sinu õpetajad ei pea maksma selle eest, et sa saaksid Annega koos õppida. Õpi rahulikult. Nii et logi sisse, ütle tere Anne ja hakka koos temaga avastama ja õppima.